Asud nüüd Kabli seltsimaja juures, mis on kogukonnale oluline keskus. Siin majas toimetab Kabli külaselts, toimuvad peod ja tegutsevad huviringid. Häädemeeste ja Kabli kant on teada-tuntud kui Eesti esimeste vägevate purjelaevade ehitamise paik. Algselt ainult kalapüügiga tegelenud randlaste paadid olid väikesed ja merele minnes sõideti ainult nii kaugele, et kallast silmaga veel näha oli. Hiljem, kui sissetulekut ka merd mööda kaugemale kaubavedamisega teenima hakati, tuli hakata ehitama ka suuremaid laevu. Nii valmisid siinkandis ühemastilised purjelaevad, mida nimetati kuutideks. Nendega veeti küttepuid, vilja, soolatud ja kuivatatud kala ning kipsi Riiast Peterburgi. Nii see vajadus järjest paremate ja võimsamate laevade ehitamise järele kasvas ja selleks tuli palgata kaugemalt oskajaid laevaehitusmeistreid. Nõnda kutsuti siia randa Saaremaalt laevameister Mattias Hoogensee. Tema juhendamisel ehitati laeva ja niimoodi omandasid ka kohalikud randlased teadmisi ja töövõtteid ning suutsid hiljem iseseisvamalt juba laevaehitusega tegelema hakata. Laeva ja merendusega on juba vanast ajast paigas raudsed reeglid ja uskumused, mida kindlalt täita tuleb. Oskar Loorits on põhjalikult laevaehituse ja merendusega seotud uskumusi uurinud ja mõnedest neist siin ka räägime. Kõigepealt, laev, see oli meremehele kõige tähtsam. See ei olnud pelgalt töövahend ega raha teenimise koht, vaid tihti pikemaks ajaks talle ainus pidepunkt ja tugi. Laev oli koduks. Temasse suhtuti suure aukartuse ja austusega. Laeva ehitamist alustades suhtuti kõigisse toimingutesse äärmise tõsidusega. Püüti teha kõik, et meresõidud laeval kulgeks õnnelikult. Kõige rohkem endeid jälgiti 2 etapil. Seda alates materjali varumisest, siis kui laeva ehitama hakati ja hiljem, kui laeva juba vette lasti ehk veeskati. Lisaks kogemustega laevameistrile ja heade töömeeste olemasolule tuli saavutada ka heade haldjate ja vaimude soosing, sest meremeeste saatus arvatigi olevat suures osas just haldjate ja heade vaimude kätes. Meremehi peetud eriti ebausklikuks rahvaks. Esimene otsustav aeg oli laevapuude varumine. Seda tehti talviti. Hoolsalt jälgiti kuufaase. Tuul oli oluline ehituse alustamisele. Puu püüti maha langetada selle tuule sisse, mida nimetati siitmere tuuleks. Siis pidavat laev ikka jälle merelt õnnelikult oma koduranda tagasi tulema. Laeva kiilu ehk emapuu küljes arvati olema sõitjate õnn või õnnetus. Rõõmustati, kui välja valitud puul oli harude vahel linnupesa. Siis pidi see laev kindlasti olema õnnelaev. Üks reeder kõnelnud tähtsa kiilupuu otsimisest nii. Tammesid kiilupuu jaoks otsiti ilmtingimata teisipäeval. Teisel nädalapäeval otsides astuti kindlalt liitu vanakuradi endaga. Otsima minnes pidid hobuse rakendajad ilmtingimata olema ainult mehed. Sõita tuli öösel, et kuri silme ei kaetaks ära. Naistest arvati, et need toovad ainult häda. Kui naised platsis, kohe läheb kotermann laeva ja juba tammepuu otsimisel võib ette tulla hädasid. Sõitu küll oli alustatud öösel, et siis naisi vähem teedel liiguks, aga ikka juhtus, et mõni õnnetukene naine juhtus veel teel käima. Siis ei tohtinud tal lasta mingil juhul hobusega kohakuti jõuda.
Hobuse pidi sel puhul kindlalt enne ringi keerama ja tulema vähemalt 1 versta jagu maad tagasi ning siis veel keerama sootuks kuhugi kõrvalteele, et mööduda selle vastu tulnud naise jäetud jälgedest. Hea enne oli see, kui kiilupuu metsast toomisel tuli vastu mees ja suure koormaga, mida suurem koorem, seda suurem õnn ja võimalus arvati olevat tulevikus vedada rohkem lasti laevale. Mõnikord on reeder esimesele vastutulijale suurest rõõmust siis isegi hõberaha kingituseks andnud. Kui laeva ehitustöödel tuli ette õnnetusjuhtumeid, näiteks rongad ja varesed kogunesid platsi juurde, arvati, et see võib laevale halba tuua. Hoiduda tuli ka kindlasti arvust 13, eriti kui selline arv mehi võis tööle tulla. Kuupäevadest ei sobinud absoluutselt mingi töö tegemiseks 13. kuupäev. Ja väga halb enne oli, kui laev vette laskmisel kõvasti kriiksus ja kiunus, hoolimata sellest, et renn oli rasvatatud ja kiil seebitatud. Siis oli üks, mis kindel, et ei tulnud sest laevast õnnelikku laeva, ei tahtnud ta merre minna ja öeldi siis, et laev nutab. Öeldud, et sellistes uskumistes ei ole teps mitte ainult vana aja ebausuga tegemist, vaid kõik need on läbi proovitud tõeasjad, mida alati laeva ehitusel ja vette laskmisel hoolega tähele peab panema ja sellest tuleb õppust võtta. Aga nüüd liigume edasi Kabli randa, kus ootamas veel 4 audiogiidi.